Kõrgrõhuala Venemaal muutub üha tugevamaks. Selle lääneservas üle Soome ulatuv kõrgrõhuhari jääb aga nõrgemaks, kuna 5 kilomeetri kõrgusel on Baltimaade kohal välja kujunenud madalrõhkkond, mis siinkandis enam pilvi toodab ning aeg-ajalt ka kerget lund puistab. Ja kuigi kõrgemal õhus olev mass on väga külm, siis tänu just õhukestele pilvedele oleme karmi -30-kraadise pakase eest kaitstud. Aga maapinna lähedal püsime kindlalt Venemaalt üle Soome ulatuva kõrgrõhuharja edelaservas. Tänu kõrgemal atmosfääris valitsevale tsüklonile, mis ise põhja suunas levib, pääseb Lõuna-Euroopast niiske õhk ka meile ligi ning lausselget taevast näeb vaid üksikutes kohtades. Eelolev öö on vahelduva pilvisusega ja olulise sajuta. Tuul puhub idakaarest 1-7 meetrit sekundis, külma on 19-24 kraadi, saarte läänerannikul kohati 15 kraadi. Päeval on pilvi vähem ja saju tõenäosus väiksem. Idakaare tuul ulatub 1-7 meetrini sekundis ja külmakraade on 10-16. Neljapäeval ja reedel tugevneb Eestis Venemaalt ulatuva kõrgrõhkkonna mõju. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega ning peamiselt sajuta. Neljapäeval on idakaare tuule kiiruseks 1-7 meetrit sekundis. Reedel hakkab mõju avaldama Norra merelt Skandinaavia suunas laienev madalrõhkkond, mille ees pöördub tuul kagusse ja lõunasse ning tugevneb päeval 3-8, saartel 6-11, puhanguti 13 meetrini sekundis. Külma on neljapäeva ja reede öösel 20-27, saarte läänerannikul 15 kraadi, päevane õhutemperatuur jääb vahemikku 10-17 miinuskraadi.